Noor naine kaob pärast hilisõhtust sõnumit ja mõni päev hiljem teevad peresõbrad õõvastava avastuse. Nüüd on üks mees trellide taga, aga siin on konks. Teda ei süüdistata mõrvas ja politsei ütleb, et see juhtum pole kaugeltki läbi. Mina olen Anjanette Levi ja see on Crime Fix. Kaheksa piinarikast päeva. Nii kaua oli noor naine kadunud, enne või tema peresõbrad ta leidsid. Mitte politsei, mitte otsingukoerad, vaid tema pere enda sõbrad. Politsei andmetel kadus Karen Deanne Hollis Northportist, Alabamast keset ööd ning nüüd istub üks mees vanglas. Aga siin on see, mida me ei tea. Mis temaga tegelikult juhtus ja kuidas see mees üldse temaga seotud on? Need on küsimused, mille tõttu see juhtum ei tundu praegu üldse loogiline. Sest süüdistus tema vastu ei ole mõrv. See on hoopis midagi muud. Aga Tuscaloosa vägivaldsete kuritegude üksuse sõnul see uurimine veel käib. Ja nad ütlevad, et täiendavaid süüdistusi võib esitada või olemasolevaid võib karmistada. Ja me vaatame üle üksikasjad, mis võivad seda uurimist mõjutada. Tema viimane tekstisõnum. Me teame, mis tema poissõbra sõnul juhtus. Ja mis kõige tähtsam, kuidas Kareni keha leiti. Ma räägin teile olulisest elektroonilisest tõendist, mis viis nad selle avastuseni. Aga lähme korraks tagasi, sest see lugu on tõesti keeruline. See on Karen Hollis. Ta oli 23-aastane, siniste silmadega, blondide juustega, umbes 168 centimeetri pikk ja kaalus umbes 45 kilo. Alabama õiguskaitseagentuuri andmetel nähti teda viimati 8. mail südaööpaiku Northportis, Alabamas. See on umbes 100 kilomeetrit Birminghamist. Nüüd on siin midagi olulist, mille politsei avaldas. Nad ütlevad, et Hollisel oli terviseseisund, mis võis mõjutada tema otsustusvõimet. Kui ta koju ei tulnud, muutus tema perekond kiiresti murelikuks. Tema õde oli see, kes teatas tema kadumisest, öeldes kohalikule meediale, tsiteerin, ma ei ole end hästi tundnud, ma pole söönud, ma pole suutnud magada. Ma pole suutnud midagi teha, sest ma muretsen tema ohutuse pärast. Tuscaloosa vägivaldsete kuritegude üksuse sõnul viitasid varased tõendid sellele, et tegemist võis olla kuriteoga. Seetõttu tegi vägivaldsete kuritegude üksus koostööd Northporti politseiga. Uurimise käigus ütlevad võimud, et nad täitsid mitu läbiotsimismäärust ning kogusid füüsilisi tõendeid, tunnistajate ütlusi ja nii-öelda elektroonilisi tõendeid. Huvipakkuv isik tuvastati, kuid selleks hetkeks polnud Karenit veel leitud. Nii et neil oli kahtlusalune, aga mitte ohvri keha. Selle kõige käigus oleme saanud rohkem teada sellest, mis juhtus enne Kareni kadumist. Tema poissõber Zachary Slaughter ütles CBS 42-le, et Karen tegelikult saatis talle sõnumi umbes kell 23:00 ja ütles, et läheb poodi, et osta Reese'i maapähkli võikom ning et ta ei tunne end hästi. Ja see on viimane asi, mille ta ütleb, et Karen talle kunagi sõnumina saatis. Zachary ütles CBS 42-le, et ta proovis Karenile helistada kell 4 hommikul, kui ta ärkas, kuid Karen ei vastanud. Siis kell 5 hommikul koputasid detektiivid tema uksele. Slaughter ütles New York Postile, et politsei ilmus kohale ja pidas teda kahtlusaluseks. Ta ütles ka CBS 42-le, et kautsjonimaakler oli käskinud tal mitte võtta ühendust Karen Hollisega varasema perevägivalla süüdistuse tõttu, kuigi me ei suutnud seda varasemat ajalugu ise kinnitada. Kuid Slaughter ütleb, et nad olid tegelikult ära leppinud. Ta ütles väljaandele. Ma olin vaid ühe telefonikõne kaugusel ja tal ei olnud seda võimalust ning mina ei olnud seal. Nii seisidki asjad tol hetkel. Politseil oli üks huvipakkuv isik, kuid ei olnud ei surnukeha ega vastuseid perele kuni 16 maini 8 päeva pärast seda, kui Karen kadus. Alabama õiguskaitseasutuse ja Northporti politsei sõnul ei leidnud teda mitte politseinikud. Selleks oli Kareni perekonnasõbrad. Nad otsisid piirkonda Greene Counties, piirkonda, mis vägivaldsete kuritegude üksuse sõnul tuvastati elektrooniliste tõendite abil. Üks Karen Hollise perekonnasõber ütles Six Newsile, et tema perekond sai Greene Counties Karen Hollise telefonilt mobiiltelefoni signaali. Nii läksigi nad pühapäeval Karenit sinna otsima. Jesse Dixon ütles Six Newsile, et ta nägi ainult Kareni jalgu ja ülejäänud keha oli kaetud suure musta prügikotiga. Huvipakkuv isik peeti kohe kinni. See on see mees Randall Lyndall DeJourney. Ta on 44-aastane ja praegu istub ta Tuscaloosa maakonna vanglas $15,000 suuruse sularahakautsjoni all, kuid süüdistus on laiba väärkohtlemine.
AL.com teatab, et valvekaamera salvestis näitas, kuidas The Journey lahkus korterist koos Kareniga ööl, mil ta kadus. Nii et küsimus jääb. Mis juhtus Karen Hollisega pärast seda, kui ta läks Reese's kappi ostma? Kuidas ta suri? ja kas tema surma osas esitatakse lõpuks veel süüdistusi? Tuscaloosa vägivaldsete kuritegude üksuse sõnul võidakse esitada täiendavaid süüdistusi või olemasolevaid süüdistusi raskendada, kui Alabama kohtuekspertiisi osakonnast saadakse lahangu tulemused. nii et see lahang võib kõike muuta. Pärast Kareni surnukeha kurba leidmist kirjutas tema õde Facebookis: "Ma igatsen sind, mu süda valutab. Me plaanisime jälle koos aega veeta ja kalale minna. Palun ütle meie vennale, et ma igatsen teda ja armastan teda. Sa jääd igavesti 23-aastaseks, täpselt nagu temagi." Ja teises postituses kirjutas ta: "Ma tahan teda nii väga tagasi. Osa minust lahkus koos temaga." GoFundMe on samuti loodud, et koguda raha Kareni õe ja tema vanemate jaoks, et aidata neil Karen matta ning anda talle vääriline matus. Selles GoFundMe kirjelduses seisab: "Ta oli ilus, imeline ingel, kes kistakse oma perekonnalt liiga vara. Ta oli kõigi jaoks valguse ja rõõmu majakas ning tema naer oli alati nakkav. Ta leidis alati viise, kuidas ka rasketes olukordades naerda. Ta oli alati vaba hing, metsik laps, keda kõik armastasid ja kelle seltskonda nauditi." Nii et küsimus, millele kõik vastust ootavad. Mis tegelikult juhtus Karen Hollisega? Me veel ei tea. Võimud ei avalda samuti midagi, kuid me räägime pensionil detektiivikomandöriga. Ta aitab meil mõista, mida see kõik tähendab ja kuhu asjad siit edasi võivad areneda. Selles juhtumis on väga palju, mida lahti mõtestada. Ja selleks, et mind aidata, kutsun ma siia Will Svileri. Ta on pensionil Chicago politseiosakonna mõrvade uurija. Ta on seda teed käinud väga palju kordi varem. Will, see on tõeliselt traagiline juhtum. Suur aitäh, et tulid minuga sellest rääkima. Jah, kohutav juhtum. Aga kõik, mida ma selle kohta lugenud olen, tundub, et neil on õige mees kinni peetud. Tuleb lihtsalt ära oodata surma põhjus ja viis, enne kui nad suurendavad süüdistusi laiba väärkohtlemises. Räägime sellest. Minu jaoks tundub laiba väärkohtlemise süüdistus lihtsalt millegi sellisena, mida nad kasutavad selle mehe kinnihoidmiseks. Nad ütlevad, et okei, selle eest saime ta kätte. Nüüd peame lihtsalt tegema lahkamise ja võib-olla ootama, kuni toksikoloogia tulemused tagasi tulevad. Tead, tänu jumalale, et nad leidsid tema keha kiiresti üles. Nii et lagunemine, toimus ilmselgelt, aga nad leidsid ta üsna kiiresti üles. Nii et ta ei olnud nii lagunenud, et nad ei suudaks surma põhjust ja viisi kindlaks teha. See ongi 100% see, mida nad otsivad. Surma põhjus ja viis. Sul on täiesti õigus selle laiba väärkohtlemise süüdistuse osas. Ilmselgelt on olemas tohutult palju infot, tohutult palju tõendeid. Ma lugesin, et on olemas füüsilisi tõendeid, on ülekuulamised. On olemas elektroonilised tõendid, mis aitavad määrata piirkonna, jälgida kurjategija ja ka meie ohvri liikumisi siin. Nii et ma arvan, et neil oli üsna lihtne tuvastada piisavat alust, et ta oli temaga koos ja et tema viis ta teise kohta. Ja sul ei ole mõrva süüdistuseks piisavat alust, enne kui sul on teada surma põhjus ja viis, milles sul on täiesti õigus. Seda nad ootavadki. Mis mulle selle juures nii silmatorkav tundub ja võib-olla saame selle kohta rohkem teada, kui juhtum edasi areneb. Tema perekond sai kohe aru, et midagi oli väga valesti. Ja alati tead, on palju juhtumeid, kus võib mööduda mõni aeg, enne kui keegi kadunuks kuulutatakse. Aga mitte sellel juhul. Nad ütlesid, et tal oli mingi tervislik seisund, mis võis tema otsustusvõimet mõjutada. Mis sa arvad, mis Kareniga toimus? Kas sa arvad, et võib-olla oli tegemist vaimse tervise probleemiga või ehk arengupuudega? Mis sa arvad, mis seal toimus, et nad kohe teadsid, issand, see ei ole õige? See võib tõesti olla vaimse tervise probleem või kognitiivne häire. Aga mis mulle nende raportite ülevaatamisel silma jäi, oli see, et tema viimane sõnum oma endisele poissõbrale oli: ma lähen võtan ühe maapähki või kommi. See ütleb mulle või viitab sellele, et võib-olla on tal diabeet ja tal on veresuhkur madal. See on hea tähelepanek. See võib kindlasti mõjutada sinu mõtlemist. Ma tean seda, sest minu tütar, kes on nüüd 25-aastane, on olnud esimese tüübi diabeetika alates 7. eluaastast. Ja me hoiame komme või glükoositablette igal pool kõigis meie autodes juhuks, kui tal hakkab veresuhkur langema. Sest see võib, tead küll, see võib täiesti muuta sinu mõtlemist.
see jäi mulle silma, sest arvan pigem, et ta võis olla diabeetik. Ma võin eksida, aga see on see, mida mina arvan, tead küll. Nii see mulle paistab. nii et proovime siin seoseid luua. Praegu paneme lihtsalt pilti kokku, sest me ei tea veel paljut. kas see võib olla nii, et tema, Karen, läheb välja maapähkli või kompveki järele, sest tal on madal veresuhkur? ja sina ja mina, ma mõtlen, me paneme seda kõike kokku ja natuke spekuleerime siin. Aga kas võib olla, et ta lihtsalt jookseb välja, et saada see maapähkli või kompvek, samal ajal kui ta saadab poissõbrale sõnumi? Ja siis kuidagi see The Journey, Randall The Journey, kohtub temaga, näeb kedagi haavatavat ja röövitab. ma mõtlen, kas see on võimalik, et siin juhtuski nii? See on täiesti võimalik, et nii juhtus. Nagu sa ütlesid, me spekuleerime, aga minu arusaamist mööda elasid nad samas kortermajas, korterikompleksis. Võib-olla oli varem mingi kokkupuude, ma mõtlen lihtsalt juhuslikku möödumist, ma ei pea silmas midagi muud. Näed oma naabrit, ütled tere või midagi sellist, võib-olla ta ei tunne end hästi. Ja ma tean madala veresuhkru sümptomeid, jällegi me spekuleerime selle üle. Aga sa oled väga segaduses. Sa läheksid autosse ükskõik kellega. Vau. See on tõesti hirmutav. Nii et nad saavad kohe aru, et midagi on valesti. Ja tead, kuna nad suutsid nii kiiresti kahtlusaluse tuvastada selles juhtumis ja kuna tänapäeval on kaamerad igal pool, kas me näeme, et selles juhtumis mängib jälgimiskaamerate salvestis sinu arvates suurt rolli, Will? Sa kindlasti näed seda, sa näed ja nagu sa ütlesid, nad olid väga kiired selle mehe kui huvipakkuva isiku tuvastamisel. Ja hea asi selle juures on see, mis mind paljudes kadunud isikute juhtumites hulluks ajab, on see, kuidas neid alguses käsitletakse. Et Chicago politseiosakonnas oli aastaid selline asi, et kui täiskasvanud inimene pole kadunud olnud 24 tundi, siis ei saa tegelikult kadumisavaldust esitada. Ma arvan, et see on naeruväärne. Inimesed hakkavad nüüd mõistma, et kui täiskasvanud inimesel ei ole muid tegureid või muid asjaolusid pole, siis võib-olla ootad. Aga sellisel juhul ja selliste juhtumite puhul arvan ma, et tuleb alustada sellest hetkest, kui inimene teatatakse kadunuks. Ja kui inimene ilmub välja 15 tundi hiljem või 10 tundi või 20 minutit hiljem, siis lihtsalt lõpetad juhtumi. Aga sa ei tohi aega kaotada, sa ei tohi kaotada väärtuslikku aega uurimise alguses. Ja ma ei usu, et nad selles juhtumis seda tegid. Ja ma arvan, et selle mehe vastu on väga palju tõendeid. Ta leitakse üles. Ta on olnud kadunud 8 päeva ja nad suudavad ta üles leida. Kuidas sa arvad, et nad seda tegid? Kas sa arvad, et nad panid liikumised kokku mobiiltelefonide, videote või jälgede abil? Mis on sinu arvamus endise detektiivina, pensionil oleva detektiivina? Kuidas nad suutsid vaese Kareni säilmed leida? Ma arvan, et see on elektrooniline. Ma arvan, et nad jälitasid tema telefoni, nad leidsid telefoni üles. Ma tean, et tema telefon leiti tee äärest. Pärast seda, kui see sisse sai, kellegi teise telefonile tuli teade, et toimus avarii. Ma arvan, et see on mõned inimeste mobiiltelefonides või mingisugune hoiatus, mis ütleb, et toimus avarii, nad leidsid telefoni selles piirkonnas, nüüd on sul see piirkond, mida otsida. Ja minu arusaamist mööda oli seal tsiviilisikutest otsingumeeskond, kes sekkus ja leidis ta lõpuks üles. Nii et ma arvan, et see saab olema elektrooniline, nad jälitasid tema liikumist, nad jälitasid kurjategija liikumist ja see viis nad sellesse kohta ning siis järgnes lihtsalt vana hea otsing. Tied, tema õde, Kareni õde, on Facebookis kirjutanud, et ma igatsen sind, mu süda valutab. Me plaanisime koos aega veeta ja kalale minna. Palun ütle meie vennale, et ma igatsen ja armastan teda. Sa jääd igavesti 23-aastaseks, täpselt nagu temagi. See perekond, ilmselt, see kõlab nagu tema vend, nende vend, suri samuti 23-aastaselt. Karen oli 23. See perekond kogeb nüüd teist tragöödiat, kaotades õe, venna ja lapse 23-aastaselt. Ma ei suuda ette kujutada, mida see perekond läbi elab. Räägi mulle, kuidas sa suhtled nende peredega, nende ohvritega, kes on kaotanud lähedasi, eriti lapsi, Will? See peab olema lihtsalt täiesti emotsionaalselt õudne nii peredele kui ka juhtumitega tegelevatele detektiividele. See on selle töö juures kindlasti kõige raskem asi, teatada kellelegi, et keegi on surnud. Sa ei saa, sa ei taha, sa tõesti oma südames, sa ei taha end panna sellisesse olukorda, et sa mõistaksid, kuidas see tunne on, sest sa ei taha nii tunda.
aga sa pead kindlasti kuulama ja inimeste emotsioonide skaala on väga lai. See on viha, tavaliselt on alguses viha ja siis tuleb sügav kurbus. Ja kui aeg edasi läheb, uurimine jätkub, on väga oluline jätkata perega rääkimist. Ja sa lihtsalt pead, ma ei taha öelda, et pead olema kuulaja, aga tegelikult peadki olema kuulaja. Kui nad on vihased selle üle, kuidas asjad läksid, pead laskma neil seda välja öelda. Inimesed tulevad asjadega toime erinevalt, aga kõige raskem asi üldse on vaadata kellelegi silma ja öelda, mul on kahju, et nad on läinud. Nii et Kareni säilmed leitakse üles. Politseil õnnestub tema säilmed leida. Nüüd algab töö selle nimel, et välja selgitada, kuidas ja miks ta suri. Nagu ma varem mainisin, oli ta kadunud. Ta oli kadunud 8 päeva. Nii et sõltuvalt ilmastikutingimustest ja sellest, millistes tingimustes tema säilmed leiti, võib tema säilmetel olla endiselt palju tõendeid olemas. Nii et ütle mulle, mida sa ootad leidvat või mida võiks oodata tema lahkamisel tema kehalt leida? Nagu sa ütlesid, looduslikud tegurid mängivad siin suurt rolli. Sa räägid Alabama osariigist mai keskpaigas. Nii et sa tead, et seal on soe. Ja ilma liiga detailselt kirjeldamata kuumus kiirendab lagunemist ja nii võib tõendeid kaduma minna. Aga antud juhul arvan ma, et suur osa tema säilmetest oli prügikotis, mis võis säilitada asju, mis oleksid kaduma läinud, kui ta oleks lihtsalt väljal täiesti ilmastiku meeleval olnud. Nii et sa otsid igasuguseid kohtuekspertiisi tõendeid, sa otsid DNA-d, sa otsid surma põhjust ja viisi, sa otsid läbistavaid vigastusi, sa otsid kuulhaavu, sa otsid murdunud keeleluud, mis viitaks kägistamisele. Kõik see peaks ikka veel olemas olema, kui nad teevad talle lahkamist. Tead, mulle ei meeldi seda teemat tõstatada, sest me lihtsalt ei tea, mis juhtus. Me tõesti ei tea. Aga kas miski nende asjaolude juures tekitab küsimusi? Ma mõtlen, Randall DeJourney ja Kareni vahel on 20-aastane vanusevahe. Ja tundub, et ta kadus, me ei tea seda täpselt, sest selle kohta pole süüdistusi esitatud, aga ta kadus. Tundub, et ta viidi ära. Kas miski selle juhtumi asjaolude juures ja see, et ta leiti metsast prügikotist surnuna, viitab teie arvates sellele, et teda võidi seksuaalselt rünnata? See võimalus on alati olemas. Kui te räägite sellest ja jällegi ma ei tea selle arreteeritud isiku tausta, ma ei tea, kas tema taustas on vägivalda või midagi sellist, aga sellise juhtumi puhul, kus keegi jääb kadunuks ja leitakse hiljem mõrvatuna, on alati see aspekt, mille pärast muretseda. Jah, mind ei üllataks sugugi, kui selles juhtumis oli ka seksuaalne rünnak. See on alati olemas. Minu kogemuse põhjal on sellistes juhtumites see peaaegu alati olemas. Nad hoiavad teda kinni laiba väärkohtlemise süüdistusega. Surnukeha lahkamine, tead. Esialgne tulemus võib tulla paari päeva jooksul, olenevalt lagunemise astmest. Kui kaua sa arvad, et neil võib minna, et süüdistusi võimalusel raskendada? Kui lahkamisel leitakse midagi kindlat, näiteks on näha tulistamisjälgi, kägistamise või pussitamise tunnuseid. Nagu me rääkisime, siis see käib üsna kiiresti, sest siis saadakse teada surma põhjus ja viis, aga see, mida niipea teada ei saa ja mis võib võtta nädalaid, on toksikoloogilise analüüsi tulemused. See võtab palju rohkem aega, aga kui lahkamisel on ilmsed märgid, et tegemist on surmaga kellegi teise käe läbi ehk tapmisega, siis võivad nad talle süüdistuse esitada juba tundide jooksul pärast lahkamise tulemuste selgumist. See on tõesti südantlõhestav juhtum. See perekond leinab praegu väga rängalt. See on 23-aastane naine väga pisike ka, umbes 168 centimeetri pikk ja 45 kilo kaaluv. Ma mõtlen, ta on tõesti väike. Ta ei ole keegi, kes tõenäoliselt suudaks vastu hakata. Eriti kui ta on mõjutatud, kui tema meeleseisund on muutunud, eriti siis. Jah, lihtsalt tõeliselt kohutav juhtum. Nii et Wills Villar, hoiame sellel silma peal. Ma hindan väga teie aega ja asjatundlikkust nagu alati ja kutsume teid kindlasti tagasi. Suur aitäh! Aitäh, et mind kutsusite. Nii et taaskord, Randall D. DeJourney't hoitakse kinni laiba väärkohtlemise süüdistusega. Kautšoniks on $15,000. Anname teile teada, kui selle juhtumi süüdistustes midagi muutub. Ja palun palvetage Karen Hollise pere eest. Ja see ongi kõik selleks korraks saates Crime Fix.
mina olen Anja Netlevi, suur aitäh, et olite minuga. kohtume siin jälle järgmisel korral.